kommunism on kaotaja ja jääb selleks alati. Kommunistlik süsteem on Ameerika süsteemi vastand ning kommunistlik süsteem pole kunagi toiminud. Meie sõdalased ei võidelnud kommunismi vastu lahinguväljadel üle kogu maailma selleks, et see oht nüüd uuesti pead tõstaks, eks ole? Siin Ameerikas ei lase me sellel juhtuda. Ta kuulutas välja täieliku võidu Iraani üle, nimetas Ameerika majandust maailma tugevaimaks ja rääkis väga palju kommunismist, süüdistades selles mingil põhjusel demokraate. Donald Trump pidas ajaloolise kõne ajaloolise ilutulestiku taustal Washingtonis. Ameerika Ühendriikides tähistati eelmisel päeval iseseisvuse väljakuulutamise 250. aastapäeva. Ja nüüd astus Donald Trump lavale pärast pikka edasilükkamist, esmalt äikese, seejärel ebatavalise kuumuse tõttu. Kõne kestis kaua, Donald Trump lubas ise kõige suurejoonelisemat show'd ja palus publikul tulla vaatama, nagu ta ütles, oma lemmikpresidenti. See polnud traditsiooniline ühendav iseseisvuspäeva kõne, nagu pidasid näiteks Gerald Ford või Ronald Reagan, vaid see oli valimiskõne, stiililt triumfistlik ja kohati sünge poliitiline kõne. Selles saates analüüsime koos teiega Donald Trumpi kõnet sõna-sõnalt. Vaatame, mis sellest tegelikult oluline on ja kuidas iga kõlav fraas haakub tema tegeliku poliitikaga. Sest Trump väitis näiteks, et tsitaat: me pühkisime Iraani minema, me oleme rikkamad ja turvalisemad kui kunagi varem, on saabunud kuldajastu koidik ja nii edasi. Kahjuks seisab nende ilusate sõnade taga lõhestunud riik, ebakindel kokkuleppe toetajatega ja ajaloolaste hinnangul kõige sügavam sisemine lõhe alates kodusõjast. Selgituseks. Financial Timesi andmetel arvab viimaste sotsioloogiliste küsitluste põhjal 58% ameeriklastest, et USA sõda Iraaniga ei olnud kulutusi väärt. Minu nimi on Aleksei Betši. Arutame koos, kuidas Ameerika tähistas iseseisvuse väljakuulutamise 250. aastapäeva. Aga just selles kontekstis, millest ja mida täpselt rääkis Donald Trump. Enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele videole like ja jätka oma kommentaar selle video alla. Inimesed, 250 aastat on Ameerika Ühendriigid olnud lootus, tõotus, valgus ja auhiilgus kõigi maailma rahvaste seas. Üle kogu maailma püütakse olla meie moodi. Keegi ei suuda olla meie moodi. Ja Jumala abiga jääme me alati selliseks või isegi paremaks. Nii et Ameerika tähistas oma iseseisvuse väljakuulutamise 250. aastapäeva. Muide, tähistati uhkelt suurejoonelise ilutulestiku ja Donald Trumpi kõlava kõnega. Ma ei hakka siin reportaaži tegema, vaid tahan analüüsida just Donald Trumpi kõnet ja võrrelda seda tegelikkusega. Ameerika presidendi kõne mõtte tuum oli idee, et Ameerika ei vanane, vaid alles algab. Ja edasi kõlasid suured lubadused. Tsiteerin. 250 aasta vanuselt oleme me võib-olla vanim põhiseaduslik vabariik maal, kuid meie riik alles algab, sest parim on alles ees. See on alles Ameerika kuldajastu koidik. Sellel 256. aastapäeval kuulutame me välja, täpselt nagu nemad kuulutasid 2,5 sajandit tagasi. Meie riigi, meie laste ja vabaduse nimel. Me viime oma riigi uutele kõrgustele, mida pole veel olemas. Me oleme saavutanud. Me teeme selle suuremaks, paremaks, tugevamaks ja armastame seda veelgi rohkem. Siin on huvitav, nagu öeldakse, kontrollida, millest täpselt räägib Donald Trump, kui ta väidab, et Ameerika saab suuremaks. Kas see on vihje sellele, et ta kavatseb uusi territooriume vallutada? Fraas Ameerika kuldajast pole üldse uus. Trump on seda kasutanud juba kogu oma teise presidendi aja jooksul. Kogu kõne jooksul kordus refräänina väide enneolematust õitsengust. Tsitaat. Ja täna on meie riik tugevam, vabam, rikkam, turvalisem ja palju uhkem kui kunagi varem. Ja ta lisas ka majandusteemalisi punkte. Meie aktsiaturg on tugevaim kogu ajaloo jooksul. Meil investeeritakse meie riiki $19,2 triljonit, mis on 6 korda rohkem kui kunagi varem. Me ehitame USAs rohkem tehaseid kui kunagi varem ja rohkem inimesi töötab täna Ameerika Ühendriikides kui ühelgi teisel hetkel meie riigi ajaloos. Kuidas see kõik tegelikkusega kokku sobib? Trumpi majandusväited näitavad traditsiooniliselt ainult ilusat fassaadi.
selle fassaadi taga on tema tegelik poliitika. See on agressiivne tariifisõda. Need on kaubanduslepingud, mis on otseselt seotud riikliku julgeoleku küsimustega. See tähendab, et täna kasutavad USA oma enda heaolu nimel protektsionismi ja kaubandussõdade poliitikat. See ei ole hea ega halb, me lihtsalt tõdeme fakti. Aga ma ütleksin nii, Donald Trumpi kõne oli valimiskõne, sest ta on juba mitu päeva arendanud teemat, et demokraadid võrdsustatakse kommunistidega. Juba mitu isegi nädalat, ma ütleksin, on ta arendanud kommunismi temaatikat üldiselt. Igas oma kõres meenutab ta kommunismi, Karl Marxi ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd, päev enne Rushmore'i mäe juures 3. juulil teatas ta, tsiteerin, kommunism on surmav oht Ameerika vabadusele. See on meie riigi suurim oht. Sealhulgas Esimene maailmasõda, Teine maailmasõda, Pearl Harbor ja isegi 11. september. Põhimõtteliselt ei saa temaga selles osas vaielda, kui mitte arvestada konteksti, millest ta seda kõike ütleb. Trump läks veelgi kaugemale, nimetas kommunismi põhiseaduse vaenlaseks, 1776. aasta 4. juuli vaenlaseks ja sidus selle otseselt immigratsiooniga. Järgneb tema tsitaat. Praegu on meie maal täheldatav kommunistliku ohu taassünd, sealhulgas nende poolt, kes on hiljuti meie riiki saabunud ja kes järgivad ideid, mis on täielikult vastupidised meie eluviisile. Meile meeldib selline oht kohe peatada juba enne, kui see algab. See on nagu vähk, see tuleb välja lõigata ja kiiresti. Asi on selles, et viimastel nädalatel on Donald Trump kasutanud sõna kommunist sildina terve rea demokraatide kohta, kes kandideerivad kongressi valimistel juba selle kuu novembris. See on klassikaline poliittehnoloogiline mäng. See on väga banaalne ja lihtne võte. Teate küll, tembeldada kedagi ja nimetada näiteks demokraate kommunistideks. Öelda, et nemad on kommunistid, meie oleme kommunismi vastu, järelikult oleme demokraatide vastu. Ja siis juba rääkida sellest, kui halb on kommunism. Ehk siis mitte rääkida konkreetselt, mis demokraatidel halvasti on, mida demokraadid valesti tegid ja nii edasi. Demokraate polegi, aga sildi olete juba küll ju pannud ja siis räägite, kui halb nähtus on kommunism. Millega mõistlik inimene muidugi ei vaidlekski. Mõistlik inimene ütleb, noh jah, kommunism on kurjus. Kuidas üldse saab kommunismi toetada? Aga kas demokraat on sama, mis kommunist? Kas see valem on aktsioom? Sellega võib vähemalt vaielda. Ja üldiselt siin ongi. 4. juuli. Aga sellest sai valimiseelne agitatsioon mitte ainult Trumpi poolt. New Yorgi linnapea Zahran Mamdani vastas oma 4. juuli kõnes mainimata Trumpi nime presidendi pidevale teesile immigrantide kohta. Tsitaat. Põlvest põlve on meile korrutatud, et kui maailm saadab oma inimesi meie kallastele, siis ta ei saada parimaid. Ideaalid, millele meie rahvas on rajatud, on piisavalt tugevad, et üle elada iga autoritaarse režiimi, kuid ainult siis, kui me nende poole püüdleme. Aga Donald Trumpi kõne välispoliitiline osa oli üldse jõuhüml. Trump sidus juubeli otseselt hiljutiste sõjaliste operatsioonidega. Ja edasi tema tsitaat. Me ehitasime oma armee ümber minu esimesel presidendi ajal. Vaadake Venezuelat, vaadake Iraani. Me pühkisime nad minema, pühkisime nende sõjaväed minema. Muideks Iraani kohta ütles Trump järgmist, tsitaat. Nagu meie hiljutine võit, kui me uputasime kogu Iraani laevastiku 159 laeva põhja, kõik ühe hetkega. Meil on maailma parim armee, Ameerika on võitjate rahvas ja täna võidab meie riik taas. Noh, teate, ma saan suurepäraselt aru, et iseseisvuspäeval tuleb Ameerika Ühendriikides pidada just selliseid patriootlikke, võidukaid ja nii edasi kõnesid. Põhimõtteliselt on kõik selge, selline ongi õhkkond. Kuid tuleb ka tunnistada, et sõda Iraaniga, mis algas 26 aasta 28. veebruaril, ei olnud pühade ajaks, just 4. juuliks triumfaalselt lõpetatud. Seda sõda kuulutada USA võiduga lõppenuks on väga keeruline, sest see sõda püsib hapral vaherahul, see püsib raammemorandumil vastastikusest mõistmisest, mis aeg-ajalt lihtsalt laguleb koost. Seetõttu tuletan meelde, et nädal tagasi vahetati lööke Hormuzi väinas. Isegi USA enda luure kahtleb Teherani kavatsustes ning USA luure hoiatab Trumpi, et kuulge, Teheran ei kavatse seda kokkulepet täita, nad lihtsalt venitavad aega.
samal ajal hindavad juhtivad analüütilised keskused tehingut pigem Iraanile kasulikuks kui Ameerikale. sanktsioonide tühistamine, juurdepääs külmutatud varadele ja säilitatud uraan. Ja Financial Times viis ameeriklaste seas eelmisel päeval läbi sotsioloogilise küsitluse ning selle tulemused üllatasid. 58 valijat ütlesid, et see kampaania Iraani vastu ei olnud oma kulutusi väärt. 44% ameeriklastest arvab, et sõda jättis USA Iraani suhtes nõrgemasse positsiooni. Samas kui vastupidist arvamust, et konflikt hoopis tugevdas Washingtoni positsioone, jagab 31% ameeriklastest. Vähem kui kolmandik ameeriklastest arvab, et jah, tõepoolest, Ameerika tuli sellest sõjast võitjana välja. Mis puudutab diplomaatilisi pingutusi, siis 66% ameeriklastest ütles, et vastastikuse mõistmise memorandum Iraaniga kas peaaegu ei mõjuta Lähis-Ida stabiilsust või hoopis suurendab ebastabiilsust ja tõstab uue konflikti tõenäosust. Seetõttu on kuidagi piinlik seda võiduks nimetada. Selle taustal kiidab vaid 36% valijatest üldiselt heaks Donald Trumpi töö presidendina. Ja siin on üks poliitiliselt laetumaid hetki kõnes, kui Donald Trump sidus pidupäeva konkreetse valimisseaduse eelnõuga. Võiks ju küsida, miks see siin vajalik oli, aga nagu ma juba ütlesin, see oli puhtalt valimiskõne. Järgneb Donald Trumpi tsitaat. Ameerika on tagasi ja me tahame hoida Ameerikat suurepärasena ja me teeme seda heaks kiites Save America Acti, mis tähendab, et kõik valijad peavad näitama isikut tõendavat dokumenti, kõik valijad peavad esitama väikese asja nimega kodakondsuse tõend ja posti teel hääletamist ei toimu, välja arvatud haiguse, puude, sõjaväeteenistuse või reisimise korral. Ja valimispettusi enam ei ole, kõik on väga lihtne. Nagu näete, jälle valimistest ja Trump kasutas taas oma kõnet agitatsiooniks. Ja ta väitis, et vabariiklased võivad kaotada, tsiteerin, ainult siis, kui me lubame endal kaotada vahevalimised, tühistamata senati filibustrit ja vastu võtmata Save America Acti. Jällegi, see on kõne Ameerika Ühendriikide iseseisvuse väljakuulutamise 250. aastapäeval, mis peaks justkui ühendama kõiki ameeriklasi, aga ei. Trump ütleb, meil on ees valimised, seega kasutan ma seda kõnet valimiskampaaniaks. See tähendab, et president kasutab riikliku juubelitribüüni selleks, et edendada valimiste eelset seadusandlikku paketti, mis piirab postiteel hääletamist ja kehtestab uued seaduse nõuded. Paketti, mis piirab postiteel hääletamist ja kehtestab uued isikutuvastuse nõuded. Ja lõpuks tegi Trump veel ühe programmilise avalduse Ameerika Ühendriikide pealinna kohta. Tsitaat. Meie pealinn on nüüd turvaline, särav ja taas ilus. See on jälle turvaline. Väga ohtlikust kohast 2 aastat tagasi on see muutunud üheks riigi kõige turvalisemaks linnaks. Ja siin, nagu te aru saate, käib jälle jutt valimistest. Asi on selles, et selle lause taga peitub kogu tema poliitika linnade ja osariikide suhtes. A Trump püüdis igati kärpida rahastust niinimetatud sinistele osariikidele ja linnadele, kus võimul on just demokraadid, peaaegu kõigis sisepoliitika valdkondades. Tervishoid, elamumajandus, valmisolek katastroofideks ja nii edasi, kui nad ei võta vastupidist, ehk siis punast, vabariiklaste poliitikat, immigratsiooni ja muudes küsimustes. Ja Trump isegi tegi seda, kuid kohtud peatasid need otsused hiljem. Kordan veel kord, kui ta aru ei saanud, need osariigid ja linnad, kus võimul on demokraadid. Trump tahtlikult kärpis neile rahastust, tühistas rahastuse selleks, et olukord seal halveneks. Selleks, et hiljem öelda, vaadake, seal, kus on vabariiklased, on kõik hästi, aga kus on demokraadid, on kõik halvasti. Nüüd kogume kokku tausta, millel see kõik öeldi, sest see annab Trumpi sõnadele erilise tähenduse. Esiteks, Ameerika ise tähistas juubelit lõhestatuna ja kahtlevana ja need ei ole minu järeldused. AP Nordsi aprillikuu küsitluse kohaselt tundis vaid umbes 40 täiskasvanud ameeriklasest uhkust riigi 250. aastapäeva üle ning vaid umbes 30 tundis selle üle vaimustust. See, nagu te mõistate, ei ole pilt üldisest rõõmust, mida Trump lavalt maalida püüdis. Teiseks, pidu rikkus sõna otseses mõttes loodusjõud. Ebatavaline kuumus ja äikesetormid tühistasid paraadi Washingtonis ja paraadi Philadelphias.
Muide, miks Philadelphias veel paraad toimub? Sest just selles linnas allkirjastati 1776 aastal iseseisvusdeklaratsioon. Ja plaaniti, et paraad toimub nii Washingtonis kui ka Philadelphias. Mõlemas kohas jäetis ära, sest ilm on kohutav. Kolmandaks, samal juubelil kõlasid hoopis teistsugused hääled. Esimene ameeriklane paavsti troonil oli Leo 14. Vabadusmedalit vastu võttes nimetas ta Ameerika põhiväärtused. Tsitaat. Töö, mis pole veel lõppenud ja mida iga põlvkond peab hoidma, rõhutades inimväärikuse väärtust. See kõlas taustal, kui ta varem avaldas arvamust migrantide olukorra kohta. Muide, paavst Leo ja Trump on avalikus konfliktis. Neljandaks polariseeris Trump ühiskonda veelgi oma armuandmistega. Näiteks oli peokülaliste seas Glenn Brooks, kelle Trump andis armu ja kes osales Kapitooliumi ründamises 6. jaanuaril 2021. Tuleb märkida, et Brooks on inimene, kelle kohus mõistis süüdi rünnakus Ameerika demokraatia sümboli Ameerika Ühendriikide kongressi vastu. Trump andis talle armu ja pani ta aukohta Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeva tähistamise ajal. Üldiselt kirjutage oma arvamusi ja järeldused seoses USA iseseisvuse 250 aastapäeva tähistamise ning eriti Donald Trumpi kõnega selle saate all kommentaaridesse. Seal saame koos teiega arutleda ja pidada eraldi dialoogi või võite ka omavahel sellel teemal suhelda. Tellige kanal, pange sellele saatele like ja ärge unustage vajutada kellukesele, et saada teavitusi uute saadete kohta. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!